tere! Tänase tunni teemaks on siis üks teoreem. Me jätkame siis erinevate konstruktsioonidega, kuidas saab asju joonlaua ja tsirkliga konstrueerida. Ja üheks konstruktsiooniks, mis on põhimõtteliselt ainus selle tunni teema, selle alusel seisab üks teoreem, mida me ei ole veel tõestanud meie kursuste raames ja sellega me praegu tegeleme. Selle teoreemi nimi on siis Ristik-Heine teoreem. Vene keeles on sellel teoreemil tegelikult üsna palju erinevaid nimesid. Esimene neist on siis selle nime otsene tõlge, ehk siis teorema o trilisnike. Ja teine nimetus on lemma o trisubce. Ja ma natukene hiljem räägin, kust kõik need nimetused tegelikult tulevad, kus seal joonisel peidub trisubets või trilisnik. Aga vaatame siis selle teoreemi otsa ja üritame siis aru saada, mida see teoreem meile ütleb. Meil on olemas kolmnurk ABC ja temal on ümberringjoon. Ma lihtsalt tähistasin ümberringjoone siis sellise tähega, see on omega. Tavaliselt ümberringjooni nii tähistatakse. Ja siis võin joonisel ka seda siis ära märkida. Ja I on sisseringjoone keskpunkt. Sisseringjoone keskpunkt oli meil defineeritud kui nurgapoolitajate lõikepunkt. Ehk siis kui meil on olemas kolmnurk, siis sisseringjoone keskpunkt asub täpselt nurgapoolitajate lõikepunktis. Ja see on siis meil ära märgitud I-ga. Ja me vajame veel ühte punkti, milleks on siis kaare BC, selle siis lühema kaare BC keskpunkt M. Me rääkisime juba sellest, et kui teil on olemas ümberringjoon ja kolmnurk, neid jooniseid te ei pea joonistama, ma lihtsalt praegu joonistasin neid selle eesmärgiga, et natukene meenutada juba eelnevat õpitud materjali. Ja et kui teil on olemas siis selle kaare keskpunkt, siis ta paikneb nii selle lõigu keskrissirgel kui ka selle külje vastase nurga poolitajal ta ka paikneb. Ehk siis tegelikult see meie nurgapoolitaja lõikepunkt, ehk siis I, ta peab asuma sirgel AM, kuna AM on täpselt siis nurga A poolitaja. Ja siis osutub, et MB võrdub MC võrdub MI. Ja hiljem ma näitan, kuidas selle abil siis saab väga kiiresti konstrueerida selle sisseringjoone keskpunkt. Kuidas me siis sellist väidet saame tõestada? Ja tegelikult tõestus ei ole eriti raske. Alustame tõestusega. Esiteks paneme tähele, et AI, kuna I on nurgapoolitajate lõikepunkt, ehk siis kui me ühendame punkti A, ehk siis mingi selle kolmnurga tippu selle nurgapoolitajate lõikepunktiga, siis tulemus on siis selle nurgapoolitaja. Ehk siis järelikult meil need nurgad on võrdsed, sest see on nurgapoolitaja ja tähistame need alfaga. Ja ma kirjutan, olgu nurk BAM võrdub MAC võrdub alfa. Ja siis see võrdus tulenebki nagu sellest, et see oli meil nurgapoolitaja. Ja nüüd kasutame siis kõll nelinurga omadusi. Nimelt me teame, et see nurk, vaadake, meil nurk CAM, ta toetub kaarele MC. Ringjoones omega. Ja see nurk siin, CBM, ka toetub sellele samale kaarele. Järelikult need nurgad on omavahel võrdsed. Ja kuna see oli alfa, järelikult see nurk peab meil ka alfa olema. Ma kirjutan, see on siis teine samm selles tõestuses. Et me teame, et nurk CAM on võrdne nurgaga CBM ja see on meil alfa. Ja samamoodi analoogiliselt meil nurk BAM toetub kaarele BM
ja samale kaarele BM toetub nurk BCM. Järelikult need nurgad peavad võrduma. Järelikult see on ka alfa. Ja kui me paneme tähele, et siis meil kolmnurk BCM on võrdhaarne. Ma kirjutan siia analoogiliselt nurk, mis see oli, BCM on meil ka alfa. Seega kolmnurk BMC on võrdhaarne. Ja siis tegelikult see asjaolu juba tõestab meile selle lõikude pikkuste võrdluse. Seetõttu me saamegi, et MB võrdub MC. Nüüd meil jääb näidata, et näiteks meil piisab juba praegu näidata, et MB võrdub MI. Kui me seda näitame, siis me saame kätte just need kõik kolm võrdlused. Ja siis kuidas me seda teeme? Okei, meenutame, et I oli meil nurgapoolitajate lõikepunkt. Vabandust. Kuna see oli nurgapoolitajate lõikepunkt, siis kui me tõmbame lõigu BI, siis see peab olema nurga B poolitaja ja tähistame siis selle nurga ABI beetaga ja nurga IBC, kuna see on selle nurga poolitaja, siis need nurgad peavad olema omavahel võrdsed, järelikult see nurk meil siin peab ka beta olema. Ja siis me tahame näidata, et BM võrdub IM. See on samaväärne sellega, et me tahame näidata, et see on meil, see peab olema võrdhaarne kolmnurk ja üks piisav tingimus selleks, et kolmnurk oleks võrdhaarne, on see, et nurgad, mis on seotud mingi kolmnurga alusega, et need nurgad peavad olema võrdsed. Ja ma kirjutan seda. Meie suur idee praegu tahame näidata, et nurk IBM võrdub nurgaga BIM. Ja ma seletan veel kord, miks me tahame seda näidata. Me tahame seda näidata, sest kui see oleks meil ära näidatud, et kui need nurkad oleksid võrdsed, siis me saaksime kätte selle, et IM võrdub BM ja seda me praegu just tahamegi. Aga see on väga lihtne tähelepanek, et need nurgad peavad olema tõepoolest omavahel võrdsed. See tuleb lihtsalt sellest, et vaadake, meil kolmnurgas ABI, see nurk on alfa, see nurk on beta. Järelikult see kolmas nurk, kuna kõikide nurkade summa peab olema 180 kraadi, see kehtib igas kolmnurgas. Järelikult see nurk on meil 180 kraadi miinus alfa ja miinus beta veel. Ja siis, kuna punktid A, I, M asuvad ühel sirgel, siis see nurk on järelikult 180 miinus see nurk. Ehk siis see on alfa plus beta. Veel kord see tuleb sellest, et see on meil 180 miinus alfa miinus beta ja nende kahe nurga summa peab olema täpselt 180 kraadi, järelikult see nurk on meil alfa plus beta. Ja paneme lihtsalt tähele, et IBM oli meil ka alfa plus beta. Ja me saime sellise võrdluse kätte, järelikult MI võrdub MB. Ja kuna meil varem oli siis juba ära näidatud, et MB võrdub MC, siis tegelikult see asi on ka MC-ga võrdne. Ehk siis me olemegi ära näidanud, et see IM lõik on sama pikkusega kui BM ja MC. Ja sellega on siis Ristik-Heino teooriam ära tõestatud ja see nimetus, et vene keeles seda kutsutakse siis teorema trilistnike ja siis see trilistnik
mis on sellel joonisel, no juba on seda näha, see on siis selline kujund. BMIC. See nagu meenutab just seda trilistnikku. On väga veider niimoodi nagu eestikeelsel moel käänduda venekeelset sõnu. See kõlab üsna veidralt. Veel üks nimetus vene keeles oli теорема о куриной лапке. И вот эта куриная лапка, это как раз таки вот эта вот фигура, которая, ну вот как бы вот у вас куриная нога начинается, а лапка это как раз таки вот эти три отрезка, которые одинаковой длины. Вот. Тоже такое название есть, теорема о куриной лапке. Наверное, из всех названий лучше всего описывающее, как выглядят вот эти три равных отрезка. Потому что они правда как будто бы образуют куриную лапку. Okei, see oli siis Risti-Heine teorem ja selle tõestus ja nüüd ma näitan teile, kuidas selle abil saab sisseringjoone keskpunkti väga hõlpsasti ja lihtsasti konstrueerida. Nüüd näitame, kuidas kasutada siis Risti-Heine teoreemi selleks, et väga täpselt ja kiiresti konstrueerida sisseringjoone keskpunkti. Tegelikult see meetod, seda on mõttekas kasutada siis, kui ülesandes on vaja joonistada nii ümberringjoon kui ka sisseringjoon. Sest kui te ei vaja ümberringjoond, siis te saate kasutada lihtsalt seda meetodit, et te esimesena joonistate siis sisseringjoone ja see olekski siis selle keskpunkt ja siis te lihtsalt seda ringjoont ümber moodustate kolmnurga. Aga oletame, et teie ülesandes on vaja joonistada nii ümberringjoon kui ka sisseringjoon, siis see meetod ei ole üldse selles olukorras nii efektiivne. Sest kui te tahate ümber seda kolmnurka joonistada ringjoon, siis te vajate need kõik keskrissirked joonistada ja see võtab aega. Aga ma näitan praegu viisi, kuidas seda saab kiiremini teha. Et esiteks joonistame ümberringjoone, see on meie ümberringjoon ja joonistame siis selle sisse kolmnurga. Mingi selline joonis tuleb. Siin on B, siin on A, see on C. Siis nüüd me peame konstrueerima, et kui me tahame Risti-Heine teoreemi kasutada, siis me peame konstrueerima selle kaare keskpunkti. Selleks teeme siis keskrissirge, selle lõigu keskrissirge, meie juba eelnevalt õpitud konstruktsiooniga. See tuleb mingi selline. Ja siis lõikepunkt, tema lõikepunkt ringjoonega on siis see punkt, mida me tähistame M-iga. Ja me teame juba eelnevalt, et AM on nurgapoolitaja, nurga A poolitaja täpsemalt. Ja siis see nurgapoolitaja lõikepunkt, ehk siis sisseringjoone keskpunkt, ta peab paiknema sellel nurgapoolitajal ja me teame, et Risti-Heine teoreemi põhjal, et selle punkti kaugus punktist M on sama, mis MB ja sama, mis MC. Järelikult me võime lihtsalt võtta meie sirkel, panna tema terav ots sellesse punkti M ja siis võtta raadiuseks lõigu MB, mis on siis sama pikkusega kui MC. Võib-olla siin tuli natukene ebatäpne, aga see ebatäpsus on päris väike sellise konstruktsiooni puhul. Ja lihtsalt joonistame siis sellise ringjoone, mis läbib punkte B ja C ja on keskpunktiga M. Ja tema lõikepunkt sirgega AM ongi meie nurgapoolitajate lõikepunkt ehk siis sisseringjoone keskpunkt. Selline siis algoritm. Ja
ja siis kõik need sirged CI, no okei, ma joonistasin halvasti, tegelikult pidin kuidagi niimoodi ta joonistama. Ehk siis BI, CI, need on kõik nurgapoolitajad ja niimoodi saate väga kiiresti kätte nii ümberringjoone kui ka siseringjoone. Ehk siis jälle see konstruktsioon käib niimoodi, teeme esimesena siis ümberringjoone, siis joonistame kolmnurga, siis teeme siis selle BC lõigu keskrissirge ja lõikame ta meie ümberringjoonega. Tekib punkt M ja siis me saame konstrueerida sellise ringjoone, mis on keskpunktiga M ja läbi punkte B ja C. Ja kui me lõikame seda ringjoont sirgega AM, siis me saamegi Ristik-Heine teoreemi kohaselt meie siseringjoone keskpunkti. Selline väga täpne ja suhteliselt kiire viis, kuidas siseringjoone keskpunkt konstrueerida. Ja see on siis kogu teooria selleks tunniks. Harjutage seda konstruktsiooni, see võib-olla läheb teil kunagi vaja. Aga aitäh vaatamast ja toredat päeva jätku!